Tere, armsad Taaro ja juunikuu energiate huvilised. Ja aeg on kätte jõudnud vaadata jälle üle, mis energiat siis juunikuuses on, kuidas minule tundub, kuidas mina neid Taaro kaartidest näen ja kuidas muust universumist ma seda tunnetan. Siis ma võtsin valmis juba kaardid, häälestasin ennast natukene ja mulle tundub, et see juunikuuga see energiad on nagu pooleks jagatud või on juunikuu pooleks jagatud. Sest mulle tundub, et alguses käib siin nagu siuke mahavaatamine, oma nina ette vaatamine. Sa ei näe, öeldakse ka, et sa ei näe oma ninast kaugemale või sa kõnnid nina maas ja näed ainult oma varbaid. Noh, kes näeb, kes ei näe, on ju. Näed ainult oma varbaid ja liigud niimoodi edasi. Aga kui sa kogu aeg maha vaatad ja nina nokid, on ju, siis sa võid ju kõndides mööda seda vastu laterna posti ju kõndida. Ja tekivadki ootamatud situatsioonid, olukorrad, kus tekivad traumad, tagasilöögid, keegi ütleb sulle midagi ja selle peale sa solvud. Ja see võib tuleneda sellest, et sa fokusseerid oma tähelepanu hästi enda ligidale. Ja sulle võib tunduda, et sa oled nagu midagi ära kaotanud. Sa oled millegist ilma jäänud ja sa otsid seda iseenda ümbert või iseenda eest, et seda nagu üles leida, olgu see siis mingi asi, inimene, mingi mure on, mis niimoodi vaevab ja sa otsid seda lahendust iseenda ümbert. Aga tegelikult see lahendus on sinust kaugemal. Et kui sa tõstad pea, siis ja vaatad enda ümber, siis sa näed neid lahendusi. Sest nii, et kui küsimus on üles visatud, kui probleem on üles visatud, siis lahendused tulevad ka. Aga kas need lahendused sulle meeldivad? See on nüüd omaette asi. Kas sa julged neid lahendusi ja võimalusi kasutada? See on jällegi sinu enda vaba valik. Sest me elame vabal maal, vabas ajas, energiad on vabad ja sina ise siis vastavalt oma kogemustele ja arenguastmele teed oma valikud ja otsused. Ja see võib ka tegelikult kaasa tuua seda, et tegelikult ongi suur tõenäosus päriselt ka kaotada asju ja päriselt unustada. Ja kui sul kästakse teha mingit tegevust, siis sa selle ühe tegevuse teed ära, samas oleks loogiline, et sa teed sealt kõrvalt veel midagi, aga sa lihtsalt ei näe seda. See on ka see, et praht on põrandal ja sulle öeldakse, võta see paber ülesse sealt. Sa lähed, võtad selle paberi üles, aga seal on tegelikult 3 paberitükki. Need ülejäänud 2 jäävad sinna maha, siis sa lihtsalt ei näe neid, sa ei pane tähele. Ja tegelikult see kuu vajabki sellist julget peale hakkamist, tegutsemist. Ja et sul kael kangeks jääks alla vaadates või sa ootad ka palud almust kõrgemalt kuskilt, et olgu see Jumal, universum, ülemus, riigi toetused, et kas sa oled siis alam, kes palub kogu aeg midagi, anub, palun aidake mind, palun abistage mind, aidake mind keerulisest olukorrast välja, või siis on ka see, et sa vaatad ainult enda nina ette ja näedki, et ülejäänud kõik maailm on süüdi sinu hädades või sinu laste hädades, et sinule, sinu perele tehakse liiga. Kogu aeg on nagu mingisugune probleem ja häda ja ving on nagu üleval. Aga see juunikuu tegelikult on ju võimalustest nagu tulvil või võimalustele avatud. Ja ka kosmilised energiad muutuvad selliseks, kus manifesteerimine ja sellise kõrgema energia hoidmine või ka positiivsuse hoidmine, et see toob ka häid tulemusi endaga kaasa. Et tuleb lihtsalt uskuda.
uskuda iseendasse, uskuda sellesse, et sa suudad midagi saavutada, mida sa soovid ja jääda oma soovile või uskumusele nagu kindlaks, mitte üks päev tahan, järgmine päev ei taha. Üks päev mõtlen nii, järgmine päev mõtlen naa. Ja kuna siin on üldise kaardina on selline sügav teadlikkus, siis tegelikult kes on siis tajuvad paremini, tunnetavad paremini, siis nad juunikuuses võivad ka tajuda selliseid energiasööste, et nad kuidagi muutuvad teiseks, et nende sisemus nagu avardub. See on nagu südame avardumine või sisemuse avardumine ja see tegelikult toob sellist intuitiivset teadlikkust ja rahutunnet, et enam ei aja mingid asjad nii närvi, kui varasemalt ajasid ja sa oledki rahulikum ja öeldakse, et miks sa nii ükskõikne oled, aga sa ei ole ükskõikne, ikkagi sa oled ju oma emotsioonide ja tunnetega, aga mitte ükskõiksuses, vaid lihtsalt sul ei lähe korda sellised tühi tähi või sa lahterdad ära, mis on oluline ja mis tegelikult ei ole oluline, et sa oskad seda vahet nagu teha. Ja see selgus on lihtsalt sisemine teadlikkus, sisemine sügav teadlikkus. Siis rahadega seoses tegelikult ta näitab, et ühtepidi on väga heade tehingute aeg, et võimalus teenida sissetulekut, mis on täiesti nagu arvestatav, müüa kasumlikult, osta kasumlikult, pidada palga läbirääkimisi, võimalus on teha lisaraha, aga jällegi, et kellel on plaanis seda raha nagu kuskilt paluda, küsida, kerjata, siis ka sellised võimalused on olemas, aga et see teine kaart siin kõrval lihtsalt näitab ka seda, et sama palju, kui on võimalus võita, sama palju on võimalus ka kaotada. Ja eitavad vastuseid saada, aga ära lase ennast sellest nagu heituda, et see ei ole nagu isiklik rünnak sinule, see eitav vastus. Et võta seda nagu äritehingut, ära võta tehinguid ja raha isiklikult. Siis mõõda, kaalu, vaagi, kõiki võimalusi, mis ette tulevad. Ja kõik, milles sa see juunikuu nagu ilma jääd, et ma tahaks natuke isegi kuidagi üldist pilti ja seda raha ja suhteid isegi nagu kokku omavahel nagu liitad, et kui sa jääd rahast ilma, kui sa jääd bussist maha, kui sa jääd armsast inimesest ilma, siis see pidigi nii tulema, sellepärast, et see kuu ei ole kaotajaid. Et sa ise võid lahterdada ennast kas võitjaks või kaotajaks, aga see on sinu enda lahterdamine. Et tegelikult ei ole võitjaid ega kaotajaid, vaid see on suhtumise küsimus. Sest tegelikult sa hiljem näed, kui läheb aeg edasi, see on see takkajärgi tarkus, tavaliselt inimesed kahetsevad, et jätsid midagi tegemata või et oleks pidanud nii tegema, siis ei oleks läinud halvasti. Sa tahad vältida iga hinna eest valu ja iga hinna eest kaotust, aga kaotuseid ei ole, on lihtsalt kogemused. Ja tegelikult nii nimetatud, millest sa nagu ilma jääd või kellest sa ilma jääd, siis sa hiljem nagu avastad, et jumal tänatud, et nii läks. No, selle järgi ütleks, et iga loos võidab. Ükskõik, mis seal loosi paberis ka siis ei oleks. Ja. Siis tööalaselt võib-olla tuleks ka kaaluda seda, et kas su tööpanus ja sissetulek või palk, mis selle eest makstakse, on sinu arust nagu tasakaalus. Ära unusta võtta ka iseendale nagu puhkamise aega. Ja
et vaata ikkagi nagu lahtiste silmadega ringi, mida teevad konkurendid, mis saavutused on sinu valdkonna esindajatel. Et antud juhul mulle tundub, et on ikkagi nagu võrdluse loomine ja enda võrdlemine kellegi teisega, kes on sama valdkonna esindaja, on nagu hea. Aga jah, see kaos ja konflikt on lihtsalt see, et see raha võib lihtsalt nagu käest ära libiseda või kaduda nagu puru, nagu tolm, nagu teda ei oleks olnudki. Et kuigi ta ütleb, et on hea raha, hea sissetulek, iga inimese selle vajadustest nagu lähtuvalt, aga et lihtsalt kergemini võib see raha nagu käest ära minna. Ja. Siis suhted ja armastus. Suhetes ja armastuses on edasiliikumise kaart. Aga kui on edasiliikumine, siis tegelikult see näitab ju arengut. Aga edasiliikumine võib ju näidata ka seda, et kas on taandareng või on edasiareng. Kui on taandareng, siis mitte midagi ei muutu, inimesed muutuvad järjest väiklasemaks, õelamaks, pahatahtlikumaks. Kogu aeg on siin ka selline kaosed ja konfliktid üleval ja see taandareng ei vii mitte kusagile. Või sa tunned partnerluses, et sina arened edasi, aga su partner taandareneb. Samamoodi teed viivad lahku ja nii on. Ja lihtsalt võidaksegi tahta loota hea õnne peale, äkki ikkagi ei lähe lahku. Äkki ikkagi see lahku kasvamine ei ole nii hull. Ja teist võimuga nagu tagasi pöörata ei saa arengust ja väevõimuga nagu ankrut taga vedada seda taandarenejat. No, kui see ei ole mingi spetsiaalne universumi soov, et sa seda peaksid tegema, siis ei peakski. Miks peaks? Sest iga enda vaba valik on jällegi, et kas ta areneb, millal ta areneb, kuhu ta areneb. Ja eks need arengud ongi etapilised, et sa teed mingi arengu ära, siis on paus, selle settimine, siis tuleb järgmine samm ja arengud tulevad kas siis rõõmuga, aga pahatihti nad ju tulevad siis, kui on mingi keeruline situatsioon ja olukord ja tekib, et siis oleks vaja nagu ennast arendada, et ega enne inimene ennast ei liiguta. Nii, siis partnerlussuhetes tuleb lihtsalt vaadata seda, et üks juhiks. Saab ka juhtida korda mööda. Näiteks on ära jagatud peres, kes mida teeb ja võib-olla isegi, et millal teeb. Et see on nagu universaalne ja väga hea variant. See on kõige parem. Sest siis juhitakse korda mööda peresüsteemi ja suhet. Et siis see toimib täiesti. Ja need suhted kestavad nagu kenasti edasi juunikuuses. Aga kui on vastupidi, et mõlemad tahavad juhtida, mõlemad tahavad kõvad kivid olla, siis jällegi ei mängi see kuu välja, vaid tekivadki konfliktid, arusaamatused ja antaksegi võimalused tülideks ja kahjuks siis ka võib-olla lahku minekuks või saab alguses, kuna on edasi liikumine, siis see võib viia edasiste kuudeni, et minnakse lahku tänu sellele. Siis keegi ei taha haiget saada emotsionaalses võtmes ja ei taheta ka haiget teha teisele inimesele, täiesti arusaadav, mõistetav. Aga eelkõige lähtutakse selleks, et ei taha ise haiget saada. Et mingid asjad jäetakse rääkimata sellepärast, et mina ei taha haigeks saada. Võidakse tuua vabandus. Ma ei räägi sellepärast, et teine inimene saab haiget, lapsed saavad haigeks. Ei ole sellist asja. Sa teed kõike seda ainult iseenda pärast, et kaitsta iseennast.
nii et sind on läbi nähtud, ära hakka veiderdama. Kui on midagi ära öelda, siis ütle ära, räägi ära, ole aus. Siis tervise poole pealt, kes on vallalised, siis peavad ise aktiivsed olema. Et nende suhte staatus edasi areneks. Juhustele on uksed kõik valla ja kes on ka üksik, siis ja on selgusele jõudnud, siis ta jõuab tegelikult selgusele, et jumala hea on üksi olla. Et sellega ei ole mingit probleemi, kõik on väga hästi. Siis tervise poole pealt võivadki olla nõrgad kohad kael, kukal, turi, silmad, emakas ja võib-olla siuksed organid emaka ümber. Siis ma tõmbasin ka keha kaardipakist ühe kaardi on puhastun ja puhkan. Et ma loen selle ette. Kas tunned viimasel ajal info üleküllust nii vaimselt kui füüsiliselt? See kaart võib olla märk, et vajab puhkust igasugusest tarbimisest. Võtta aega, et anda enda kehale, vaimule, organismile ja mõistusele puhkust kõigest, mida tarbid. Sotsiaalsus, toit, meedia, seks. Keha nagu looduski on ise puhastuv ja taastuv. Anna endale hetki, kus saad läbi puhkuse puhastuda ja taastuda. Puhastumiseks kasuta taotlus. Puhastan enda keha ja meeli kõigest, mis ei loo minu jaoks enamat. Võid ka alustada paastumist või teha läbi parasiidikuur, et sul oleks oma kehas kergem olemine. See sai nüüd selline lugemine nende tarokaartidega, aga Facebooki Taroka lehele, Ülle Puu Taroka lehele ma panen ka teksti ülesse. See ei ole nüüd 100% see, mis ma siin rääkisin, sest nii on lihtsalt. Et kuidagi rääkimisega tuleb ühtemoodi, kirjutamisega natuke nagu teistmoodi. Sellist sõnaseletust. Aga igal ühel on oma, kes kuulab, kes loeb, kes teeb mõlemat. Igaüks teeb nii, nagu talle endale sobib ja see teave, see kõne, see jutt jõuab sinuni just õigel ajal, õiges kohas, õigel moel. Aitäh ja kena suve jätku!